Tere kõikidele vaatajatele ja kuulajatele, tere tulemast tagasi minu kanalile. Olen Auli ja mul on väga meeldiv teile teha siin enda järgmist video, mis ma siis teen suhte kallal. Vaatame, mida on oodata armastuses. Ja kasutan siis selles ladumises nagu rohkem siin, kasutan ka muidugi teisi kaarte, aga nagu enda siin tehtud, enda kanaldatud kaarte, enda kanaldatud sõnumeid ja siis selle video lõpus saate ka esitada, siis esitage, mõelge valmis üks küsimus ja siis vaatame, kas sellele on siis jah, ei või võib-olla vastus. Ja ma väga tänan teid, et te olete kommenteerinud, te olete laikinud, te olete minu kanalit tellinud, mis on täiesti tasuta ja lihtsalt see kõik arendab lihtsalt seda kanalit ja aitab sellel siin jõuda võimalikult paljudeni ja mida veel iganes. Ja kordan veel kord seda, et tegu on kollektiivse ladumisega. Kui te soovite isiklikku ladumist, siis kirjutage mulle auli.maagiline@gmail.com. Alati leiame lahenduse teie probleemidele või mis teil siis parajasti on või millised küsimused teie jaoks on aktuaalsed. Ja minu meiliaadress on ka siin selle video all. Aga hakkame siis vaatama, mis me siin pikalt ikka jälle iietame, eks ole, ja vaatame, et mida on oodata ja ma ei tea, eks ole, kelle energiat ma siit parajasti kinni võtan. Kui see ei resoneeru teiega, palun keerake edasi, pange see video kinni, minge järgmiste juurde, neid ühe ja sama teemadega tegijaid ja ladujaid on siin ikka väga palju, nii et nii see lihtsalt on ja see peabki olema ja kõikidele jätkub ruumi siin sellel maastikul. Ja ma ei tea, kelle energiat ma siit parajasti kinni hoian. Ma ei hoia kellegi energiat kinni, aga kellegi energiat ma siit kindlasti kinni võtan. Ja tegu on ka loomulikult ajatuga, ükskõik millal te seda vaatama satute, siis on see teie jaoks aktuaalne. Ja otsige üles ka minu Facebooki samanimeline lehta. Seal ma panen päevakaarte, seal ma tegutsen iga päev. Nii et ja seal hakkab ka jälgijateks ja siis näete iga päeva kohta kaarte seal. Reklaamiminutid on lõppenud ja hakkame siis vaatama ühesõnaga, mida on oodata armastuses. Ja võtame siis kõigepealt vaatan, et millised energiat nagu siis selles armastuses ja üldse suhetes siis on. Nii. No kellelgi on siin kohe esimestest kaartidest lähtuvalt ikkagi väga suured probleemid. Aga mida siin siis lõpupoole, siis seda paremaks nagu. Osad, kes mind siin nagu praegu vaatavad, on ikkagi täiesti sellistes äraminemiste ja lahkumiste energiates ja keegi siis on teinud juba praegu sellised otsused, et minna ära sellest suhtest või ta kaalub seda. Täpselt samamoodi kaasneb ka mõõkad 9, eks ole, sellega, et siin on siis väga palju probleeme on, siin on väga palju magamata öid, väga palju pisaraid, väga palju sellist raskust ja on siin osadel. Aga seda ka mitte, ütleme, jäädavalt ja igavesti ja nagu samas on ka osadel inimestel on väga heas positsioonis armastuses ja suhetes ja selliseid uuendusi ja ütleme nagu see on maailmakaart, eks ole, tervesse maailma nagu minek nii-öelda on siis on ka siin, et armastuses on uusi tuuli ja osadel kindlasti on olemas juba, võib olla see partner kuskilt piiri tagant, kuskilt välismaalt või te ise lähete siis nagu, et ma ütleksin siin nagu seda, et kes on praegu nagu mõelnud, osad inimesed siin on kindlasti niimoodi, et kes on nagu praegu mõelnud ja kaalunud näiteks nagu seda, et kas minna nagu ära siit ja alustada elu oma suhtega kuskil välismaal, siis
kaardid soosivad seda. Kaardid näitavad seda, et täiesti reaalne sõnaga. Ja selleks on olemas ka tegelikult võib-olla, kui te selle puhul nagu kardate seda materiaalsust, et ei saa võib-olla hakkama seal või mida iganes, siis seda päris kindlasti ei ole. Ja siin võib ka olla selline lahendus asjale, et see suhe on mingiks ajaks nagu lõppenud. See on toonud hästi palju kaasa endaga pisaraid ja rahulolematust, aga tulemused on positiivsed. Sellepärast, et te olete jõudnud juba selgusele, te hakkate selgusele jõudma, mida te tahate ja olete siis valinud sellise nagu lahkumise, mitte siis sellest suhtest, vaid selle suhte juurde just nimelt. See on siis nagu puudutab neid, kellel on võib-olla suhe, kes ei ole siin riigis ja kes on siis nagu võib-olla seotud välismaalastega, aga see ei pruugi olla ka sellepärast, et ka eestlased elavad ju välismaal niimoodi, et see ei pruugi nagu see olla. Võtame vahepeal siia nagu sellele rea selgituseks. Ma võtan siit niimoodi, ma keeran need korraks siin tagurpidi ja võtan siit siis ühe sellise lause, mis nagu, näete, armastuse ladumine ja tuli armastus. Nii et armastus ja tunded on ikkagi tulemas, ükskõik ka isegi siis, kui te mõtlete osad inimesed lahkuda sellest suhtest ja kui see on toonud nagu sellist valu ja tuska, siis armastus päris kindlasti on siin olemas. Võtame siit ka siis minu kanaldatud ühe selle ma saan panna niimoodi ja millise sõnumi siis nagu sellele esimesele reale siis nagu siit tuleb. Ma mõtlen ja unistan meist tihti, tahan lasta sul minna, aga ma ei saa. Kõik on nii keeruline. Te nägite ju, et ma võtsin, eks ole, siit selle kaardi ja mis saab ollagi siis üldse parim nagu seletus sellele kõigele. Armastus ja tunded on olemas, eks ole, nii et kuigi ma mõtlen ja unistan meist tihti, nii et keegi tahab siis öelda siin kellegile selle sõnumi ja armastus on olemas. Siin ilmselt tundub, et tuli see esimene rida siia praegu nüüd nendele, kes ei ole suhtes ja kuna tuli see maailmakaart, eks ole, et siis üks nendest partneritest võib olla siis kuskil välismaal või on ta võib-olla siin meil Eestis, aga ta ei ole siis võib-olla ka mitte eestlane, vaid kuskilt mingist teisest rahvusest. Ja sellised sõnumid tulid siis siia esimesse ritta. Vaatame nüüd edasi, siis ühesõnaga, et mida on oodata ees armastuses. Oi, kui palju suurt arkaani, kõik on suured arkaanid ja tuli siia siis lõpuks ka üks väike arkaan, eks ole, ja mis on siis mõõkade poiss. Poisid tähistavad alati sõnaga kommunikatsioone ja hakkab hästi tihe nagu selline suhtlus, et kui võib-olla praegu on olnud mingi suhe kellelgi pausil, siis tuleb hästi palju siia suhtlust. Ja mis on tulemas armastuses, siis tuli kolm suure arkaani kaarti, see on siis kuu, mis tähistab alati saladusi. 0, see on narrikaart, on alati täiesti uued algused. Ja täht on minu jaoks ka selliste lahenduste nagu saabumine. Suhtes olnud saladused, ükskõik, kas need on siis vallaliste, kes ei ole veel ma mõtlen, et kes ei ole võib-olla ei ela koos, sest kuna me räägime armastusest ja suhtest, eks ole, siis ilmselt ikkagi siin nagu on silmas peetud seda, et kellel nagu on see suhe olemas. Aga ma natukese aja pärast panen siin ka sellise variandi, et ütleme, kes on täiesti vabad ja vallalised.
nii et nendele siis võib-olla ka mõne kaardiga siin lõpupoole paneme otseselt nagu nendele. Nii, tulevad välja saladused ja see on minul hästi paljudes kaartides, kaardilodumistes tulnud välja, mitte midagi ei jää enam saladuseks. Ja kui praegu siis keegi kuskil suhtes on teada ainult nagu see jääpealne osa, siis nüüd hakkavad tulema kõik avalikuks. Need ei jää mitte kuskile ühesõnaga. Siis mingites suhetes keegi teeb väga kardinaalse hüppe, võtab riskid ja siin ongi niimoodi, et osadel, kes on võib-olla väga kaua mõelnud, väga kaua plaaninud, et kas hakata võib-olla koos elama või kas mitte hakata koos elama või kas ma lähen või ma tulen, sa lähed. Kunagi oli Marju Länikul üks ilus laul, väga ilus laul muuseas. Ja siis, et võetakse vastu hästi palju väga kardinaalseid otsuseid, mis puudutavad suhteid. Kui on olnud tõesti täpselt mingisugused kaalumised, siis siia-sinna. Ja kindlasti on ka siin seda väga sellist, paljudel on sellist nooruslikkust. Mõni 60-aastane on ka veel nooruslikum kui võib-olla mingi 35-aastane, eks ole. Ma ei alahinda sellepärast, et mu enda lapsed on sellises vanuses seal praegu. Aga lihtsalt hästi palju nooruslikkust ja kellegi jaoks on keegi ikkagi väga suur täht. Võib-olla täht, kelle poole praegu nagu, ma vaatasin siin üks päev alles ühte filmi ja seal oli mul jäi see lause millegipärast meelde, et üks mees muuseas seal filmis ütles niimoodi, et kui sa mind igatsed, siis vaata tähis taevasse ja ma olen seal täht ja leia mind ja siis ma tunnen sind ära ja siis ma mõtlen ka sinu peale. See oli paar, kes teatud põhjustel ei saanud koos olla ja praegu mul millegipärast tuli see lause siin. Niimoodi ma tahtsin nagu selle edasi öelda, mulle väga meeldis see lause. Ja kellegi jaoks on nüüd keegi tõesti väga suur täht, kes on seal taevas praegu küll, nagu mõtetes, aga hästi paljud teevad oma otsuse ja lõpliku otsuse selle tähe kasuks. Olgu ta siis naine või olgu ta siis mees, kas on mees kinni, naine kinni, mida iganes. Poisid, palun pöörake ringi, eks ole, te juba teate seda minu lauset. Et siin on nüüd ja suure orkaani kaardid tähistavad alati nagu seda, mis on meile saatuse poolt määratud. Ja siin ongi niimoodi, et jah, et kellelgi siis nagu ma juba ütlesin, tulevad mingid saladused ilmsiks, keegi teeb väga kardinaalse otsuse kellegi selle kohta, kes on talle väga kallis ja hästi palju kommunikatsioone ja sõnumeid ja sellist selgeks rääkimist ja sellist täpselt, et selline rääkimine on nagu hästi oluline. Võtame siia ritta ka siis nagu ühe minu kanaldatud kaartidest mingi, et mis oleks nagu siia ritta siis. Armastus ja igatsus on nii suured. Et võib-olla siis ongi niimoodi, mis siis sunnib teha selle inimese kohta, kes on täht, kardinaalsed otsused ja alustada kõike nullist, sest narrikaart on null ja see tähistab tegelikult muidugi rohkem sellist julgust ja võib-olla sellist mitte kartmatust ja sellist teda kutsutakse ka natukene selliseks nagu lollikeseks, et ta absoluutselt on pea kaotanud ja ta ei mõtle mitte millegile tagajärgedele. Aga nii, et armastus ja igatsus on nii suured ja võtame ka siit siis ühesõnaga, võtan siit kuskilt veel ühe siis sõnumi. Ja siia tuli siis nagu kuskil tulevikus. Et kellelgi võib-olla lahenevad need asjad ära siis, eks ole, siis kuskil tulevikus, aga meil ei ole siin nagu siis öeldud seda, et tulevik on ju ka homme, tulevik on ka nädala pärast, tulevik on kuu pärast. Päris kindlasti ei ole siin aasta.
ma üldse ei tee, ma ei alusta oma prognoose ega selliseid asju üldse nagu mingite nende niivõrd palju ette. Teate, ma võtan siit 2 kaarti sellest, ma olen neid väga harva kasutanud siis, et mida on oodata armastuses siin. Siis no siin tuli praegu nüüd selline vastus, et see on hei, mitte hei, vaid ei. Ühesõnaga, ja see väga hästi nagu resoneerub minu meelest, et kuskil tulevikus, eks ole, aga tulevik võib olla siis ka homme, nädal, kuu, mida iganes. Ja võtame siis teise kaardi ja see on siis nii, üks hetk ma pean siit vaatama, sellepärast et tegin sellele täpse tõlke. Õilistama hinge. Ja siin ongi nagu niimoodi, et hinges on ju kõik tegelikult meie vastused teada. Ja mina nagu tõlgendaksin seda niimoodi, et kuula oma südant, kuula oma hinge, mida see sulle ütleb ja milliseid ka nõuandeid sinu enda hing sulle annab. Pea seda tähtsaks. Me teame tegelikult kõiki vastuseid. Nii, vaatame natukene siis, mida on oodata suhetes, vaatame, mida kuuloogia kaardid meile siis nendes soovitavad või mida siis ütlevad, mitte ei soovita, vaid mida siis ütlevad kuuloogia, sa mediteeri ja mõtiskle. Kuu loomine kalades. Me oleme praegu veel natukene kalades, sellepärast, et minu meelest 20. hakkab siis järgmine see, et praegu veel kuskil nädal, eks ole, et nii nagu ma ütlesin siin selle koha peal, et kuula ja mida sinu hing ja süda tahab sulle öelda ja mediteeri ja mõtiskle, eks ole, et need on nagu kaks nagu põhilist lauset ja täiskuu kaaludes mõlemale poolele on oodata võitu. Kuna me paneme suhete kohta siin praegu, eks ole, siis mida on oodata suhetes, mida on oodata armastuses, siis mõlemile poolele on oodata võitu. Mida ma rääkisin siin natukene ees, eks ole, ühesõnaga keegi teeb oma kardinaalse otsuse. See on nüüd ilmselt nendele, kes ei ole võib-olla oma otsust veel teinud, kes kõiguvad 1, 2, 3 naise vahel, 1, 2, 3 mehe vahel. Ma ei tea, teate, ausalt öeldes see on uskumatu, aga see ei ole uskumatu tegelikult, et üha rohkem minu nagu nendes eraladumistes on niimoodi, et meil ei ole nagu valida enam, nagu et palutakse abi valida 2 mehe vahel, 3 mehe vahel. Mõni ütleb selle peale, et oleks ükski, eks ole, aga sellepärast ma ütlesin siin, et mõlemale poolele on oodata võitu. See on siis ka osadele kindlasti üks väga konkreetne ja väga tähtis armastuse sõnum. Nii, ja vaatame nüüd veel siis, mida on oodata armastuses. Vaatame siis natukene neid teisi. Natukene nüüd lõpuks tulid siis ka mingid isikukaardid, sellepärast et siiamaani ei ole tulnud ühtegi isikukaarti. Sellised võitlused tegelikult ikkagi ootavad siin osasi kindlasti ees. Paljudele on väga uued, väga kirglikud algused, väga natukene võib-olla külmavõitu, aga väga kalkuleeriv ja väga enesekindel mõõkade kuningas. Need võivad olla õhumärgid, ei pruugi olla niimoodi. Ja kellelgi nüüd on küll uued algused ees siin kuningaga, sest tuli lõpuks nüüd ka kuningas ja pöörake siis poisid ringi mõõkade kuningannaks, eks ole, kes olen ka mina kaasa arvatud.
aga noh, nii, see oli lihtsalt vahele öeldud ühesõnaga niimoodi, et mina ei tee endale kaardi ladumist, sest mul ei ole seda lihtsalt vaja teha. Ja võib-olla ongi need võitlused nagu rohkem, võib-olla te mõtlete, see tähistab ka ülemõtlemist, et need on võib-olla rohkem teie peas kinni, et kui te mõtlete liiga palju võib-olla ka konkreetsele inimesele või kellegile ja mõtlete need probleemid enda peas välja, siis natuke jahtuge natukene maha, eks ole, ühesõnaga, et need ei ole nagu võib-olla nii suured nagu need probleemid üldse või mida iganes. Võtaksin veel siia ritta siit ühe enda kõneldusega kaardi, vaatame, mis siit tuleb, kas me saaksime seda korrata. Nii et keegi ütleb nüüd kellegile, et kas me saaksime seda korrata. Võib-olla oli mingi väga kirglik ühe öö suhe, mida iganes, võib-olla kuskil reisil või ma ei tea, ja keegi ütleb kellegile, kas me saaksime seda korrata. See on selline üldine kaardi ladumine. Ma ütlen tõesti, et ma ütlen veel kord, et tegu on kollektiivse ladumisega. Väga raske on tuua välja siin sellist ühtset joonta, seepärast, et tegu on tõesti kollektiivse ladumisega, mida on oodata armastuses. Ja muidugi, kui te soovite siis eraladumist, siis seal leiame juba õiget, ainult teile suunatud teed, eks ole, ja siis ei ole sellist üldist juttu. Võtame väike ingel, tõttab appi, et võtame siit 2 kaarti, mida on oodata armastuses. Siis millised ilusad need nii, vaatame siit, ma pean need nüüd lähemale võtma, sellepärast, et Prille Auli ei ole endale veel muretsenud. Võta nüüd hoob maha, istu, lõdvestu, hinga ja nii ikka mitu korda. Hea oleks 20 korda. Väsinuna lõhud ennast, ei muud. Mida ma ütlesin sinust natukene hetk tagasi, et võib-olla te liiga mõtletegi üle ja see kaart oligi nüüd ja suhetes ja armastuses, eks ole, see on ka kõikidele kehtib, kes on suhtes, kes on siin, võib-olla ei ole veel suhtesse jõudnud või kellel on keegi kuskil, siis võta hoog maha ja rahulikult mõtle nende asjade üle järgi. Nii, ja teine on siin, uus algus on nüüd käes, minevik on minevik, lase sellest lahti ja sa näed, kuidas uus elu, uued inimesed lausa voolavad su ellu. No kuulge, mis saaks veel parem olla, mida on oodata armastuses. Nii, ja nüüd ma lubasin siin võtta paari kaardiga sõnaga, mida on oodata armastuses nendele, kes on vabad ja vallalised, kellel ei ole praegu suhet. Nii, ja kindlasti, et ma siis ei unusta seda ei ja või võib-olla seda vastust. Nii, ja mida on oodata armastuses täiesti vabadele, täiesti vallalistele. Vaatame siis, mida siis toob. Ja jälle tuli muuseas see täht. Ja ma võtaksin ühe veel. Võtaksin ühe kaardi veel. Siit ma segan vahepeal natukene, ma ei ole nüüd. Nii, võtame siis ühe kaardi veel, mida on oodata. Oodata siis armastuses ja tuli siis valikud. Nii, et ei ole te mitte midagi nii väga vabad ja vallalised enam, eks ole. Siit, see tuli küll erinevates kohtades, tuli välja täiesti paar kuningad, eks ole, noh, selles ladumises, need olid ainukesed isikukaardid minu meelest, mis siin üldse tulid, on mõõkade kuningast ja mõõkade kuninganna. Nii et tuleb, päris kindlasti tuleb siin väga paljudele, tuleb paar sõnaga, kellegi jaoks olete te täht seal taevaserval, nii et ärge mõelge kunagi, et te olete üksi, sest mitte kunagi ei tea, kes teid võib armastada, kes teie vastu võib midagi tunda ja teil tuleb teha valikud. Nii et
1, 2, 3, ma ei tea, või 1, 2 või 1, 1. Ja see ärajalutamine, mina ütleksin niimoodi, et see ärajalutamine ja soov ära minna, see lõpeb nüüd ära. Enam ei teki sellist tunnet, et kui näiteks tuleb mingi uus partner, et ma nagunii see lõpeb, nagunii. Et ühesõnaga, nii et see lõpeb nüüd küll ära, ühesõnaga. Ja tuleb see paar ja kellegi jaoks täht, nii et väga, väga head asjad, ühesõnaga. Niimoodi, et ma ütleksin, et siin osadel tuleb ikka mitu inimest. Et sellepärast, et te peate ju tegema selle valiku, eks ole, sellepärast, et mitme inimesega ikkagi nagu suhteid, on ka neid inimesi, eks ole, aga ei ole nagu eriti lihtne vist olla. Nii, ja nüüd ma teen siis siia lõppu veel sellise asja, et ma teen niimoodi siit, et kas see on siis, eks ole, nii, võtan siit. Praegu on selleks vastuseks ei. Aga ma ütlen, et kui te muudate oma energiaid, muudate oma mõtteid, siis te muudate enda tulevikku, muudate enda saatust. Ma ei tea, mida te siin küsisite. Ma tahtsin võtta veel, et võib-olla, et millised nädalapäevad võib-olla teile on nagu siis olulised. Teisipäev, võtame siit ühe veel. Teisipäev ja esmaspäev tuli mul siit pealt. Nii, esmaspäev ja teisipäev võib-olla saavad siin mingis suhtevallas nagu võib-olla oluliseks. Et see oli siin üldine jutt ja mis puudutas siin nagu näha nendest kaartidest ja nendest jooksmistest siin. Väga selline, see on tõesti kollektiivne ja mõtlen, et me ei tea, kelle energiaid me siit kinni võtame. Mul oli väga meeldiv teiega siin olla taas. Olen Auli. Ja ilusat märtsikuud, varsti hakkab ametlikult kevad. Ja kui teile see meeldis, siis muidugi tehke need. Kirjutage kommentaare ja mida iganes siis veel siia video alla. Aitäh teile kuulamast ja kohtume juba õige pea.